kas teid ka erutab selline asi nagu presidendi vastuvõtt? Et Eesti Vabariik on üks asi ja Eesti Vabariigi sünnipäev kindlasti. No viisakusest ütlen, et ikka erutab, aga kahjuks pean tõdema, et ma täna sõitsin 300 kilomeetrit juba maha ja mul ei ole aega olnud jälgida mingisuguseid siukseid asju. Et nagu muidu ma ikka ju viskaksin presidendile käppa, sest ma olen kindel, et ta viskaks mulle ka, kui ta vaid teaks. Okei, aga kas sa oled või kas te olete üldse kunagi vaadanud seda pingviinide show'd, mis seal käib? Sa mõtled neid ülikondades inimesi või? Ma olen ikka näinud, aga otseselt ei kahjuks tähelepanu väga hullult ei pöörana. Et ei lähe korda tegema? Mul ei ole telekatki, no ka tänapäeval on ju internet ja... Nojah, ongi, et aga vaata, kuna me oleme ikkagi siuksed vennad, nagu me oleme, siis me liigume hästi palju ringi ja meil on ikkagi väga raske nagu istuda kuskile maha ja siis hakatagi vaatama ja kui me seda parasjagu teeme, meil selle jaoks aega on, siis me lihtsalt nagu naudime seda, et me ei pea mitte midagi tegema. Okay. Eks tead ju isegi, et nagu kui sa kogu aeg pead ringi trippima ja tegema igasugused asju, siis sa nagu väsistab ära natuke emotsionaalselt, vaata. Nii ta käib. Mina olen küll aastaid unistanud sellest, et ma viskaks, kui on Eesti Vabariigi sünnipäev, on vaba päev, läheks koju, viskaks jalad seinale, teeks teleka lahti ja lihtsalt laseks nagu sellel, mis sealt kastist tuleb nagu endast nagu läbi voolata rahulikult. Siin ma nüüd istun, ma pean vaatama neid, mis inimesed selga on pannud kommenteerima neid ja tegelikult, kui ma endalt ausalt küsin, siis kas see mind päriselt huvitab ka või? Täna vist enam mitte nii palju kui varasematel aastatel. Ma olen millegi pärast, mul on selline tunne täna, et see on kaotanud oma mingi... Tolle ettevaatust president kuulab? Ei, ta täna ei kuule, ta kuuleb sellest tulla homme. Praegu ta seisab seal on ju. Aga minu meelest on nagu oma mingisugust sellist värskust või sellist nagu kaotamas, et see ei ole enam tähtis või see ei ole nagu päevavajaline, et no mis siis, no oli, kes keegi pani selga, pani mingi must, sini, valge asja selga, vale soeng oli üldse tegemata, võib-olla jõi liiga palju seal, rääkis, lobises natukene hiljem, võib-olla ajas mingit udujuttu. Kas see tegelikult mulle läheb korda? Ei. No vaata nüüd 2 sekundit. Kas, mis... Käsi võib päris ära väsida. Käsi on kindlasti väga higine juba, ma arvan. Palju pisikuid. Nendel tehakse ju paus, nad käivad vahepeal käsi pesemas ja värskendamas. Kõik tobilrootsid. Et mina tõmbaks kinda kätte näiteks sellised pikad kindad kätte. Kummikinda. Ei! Või oleks teistsugune president, lihtsalt tõmbaks valged kindad kätte ja kätleks inimestega. No see oleks vist ebaviisakas. Tšekida plingi. Kas te krempliin? Kuidas teile meeldib meie, no teie olete vähemalt noored julged inimesed, kuidas teile meeldib meie presidendi proua soeng? Väga eestlaslik. Nii. Sama, mis kogu aeg seda ma sain aru. Enne tal oli teistsugune soeng veel. Nüüd ta on stilisti käalt läbi käinud, nüüd tal on tehtud teatud sorti soeng, mis talle tegelikult ju sobib. Aga eestlaslik. Ja vist küll. Tundub nagu siuke tubli Eesti naine. Seepärast, et president ongi. Okei, kas te olete etasteks valmis? Kas nüüd on see mingi pulk on valmis kuskil või? Olete valmis? Kas te natukene väike sissejuhatus ka, et mis looga tegu või? Ei, loo nimi on Pleks süda. Hanf Kung esitaja, Pleks süda. 2015 aasta me lasime selle loo välja, sellel on ka video YouTube'is ja see räägib siis meie arvamusest sellest, kuidas siis võib-olla seal kõrgemal mingisugused asjad töötavad. Okei, oleme valmis. Pange beat käima siis. Ja väga hea, nüüd on maika sees. Yeah. This is but a test. These are but tests. Hanf Kung. Pleks süda. MC seaduskuulekus, MC Gringo, MC Kosinak, MC Paralleelne, MC Astma, DJ Siim Kares, DJ Shroomik, DJ Big Time, Kuupost Balti Jaamani, mind ei koti. Aeg on saabunud võtta kinni sõnast.
ajus läbi töödelda ja moonutada kõlaks. Ma olen paadunud, võta mind kui tõbras, kes näitab sulle kuristikke seal, kus on su mõrad. Olevik on peegel, igaviku reegel, pette piltiga maa elaniku meelel. Asi ants, kui ma närin teraviku seenel, mõtteterad lõhestavad sisaliku veene. See on teene, mille eest ma ei küsigi mitte midagi, püsige lihtsalt niimoodi, nagu te praegu niikuinii. Kui sa otsid tõde, siis on vastus ikka ühene. Teekond selleni ei kasva ega lühene. Olla või mitte olla, choose one. Mõne jaoks see võib olla päris suur samm. Kui esimene tehti, sai kohe kõik olema. Proovi kogu loomingut momendi kaudu kogeda. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. See aegruum juba sisaldab neid hetki. Midagi ei teki, kõik on juba olemas. Ja häbi sul olgu, kui su igavik on toone las. Kui sa sured, pane süda kohe lekki. Ja parem oleks, et see eriti ei leki. A kui seal on pleki, järelikult patustad. Saadetakse tagasi ja kõige eest vastutad. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. Kui sa sured, pane süda kohe letti. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. Ja kui seal on plekid, siis saatis respekti. One consciousness. Ma tundsin, et ma pean sellest tegema loo. Kuidas valitsuses kõik need ametimehed on koos. Sa lagunemas ikka tuhande teiste pered on koos. Nii et võta mohjad enda kätesse meie generatsioon, kelle kasuks töötavad erandid reeglites. Mul tekib küsimus, keda te teenite. Mis pagana palgatöö, miks ruumata murdosa populatsioonist, kes kogu maailma kuld omab. Ütleme, et su tulud on 4 korda 2 sotti, a miinuskulud oled ikka fucking pankrotis. See on ebapiisav ja ma tahan midagi enamat. No ma ei tea, näiteks elada, et olen ikka siin on tegelikult üldse ime. Kuna kapole ei meeldi mu väljaütlemised, sest kui oleme piisavalt targad, et püsida, siis see maailma kord suruda alla meid üritab. Vastake, kas see on kuritegu, kui me hoolime maailmast, mille me voolime oma lastele. Noorus on ju hukas ja seda ma kuulen kõikjal, aga keegi on üldse võtnud fucking vaevaks, et meid mõista. Mõnel pole kedagi, isegi isa või ema, aga üritab ikka kõige kiust endast midagi teha. Meid vaadatakse kui prahti, sest me haslime. Kas tõesti arvad, et see on elu, mida me tahtsime? Ütle mulle, kuidas ma saan olla siin rahul, kui teist pole 20 aasta jooksul olnud kordagi kasu ja nahhui tagada. Oma kodumaa ohutus on mu kaaslasüüdi kohustus, kui see on vaba maa. Ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina seda aktsepteerida ei kavatse, kui mul öeldakse ette, mida teha. Ühiskonnas, kus kõik on kinni oma rollides, ei saagi me kontrolli, sest lollid jäävad lollideks. Me esindan me kõigi huve, sest nagu teie tahan ka mina, et kõik saaksid võimaluse. See jääb teie otsustada, kas see kõik on õigustatud ja et kas hip-hop toob meid kokku või viib lahku. Aga minu seisukoht on kõigutamatu ja ma olen valmis tulema ka üksi teie kõigi vastu. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. See aegruum juba sisaldab neid hetki. Midagi ei teki, kõik on juba olemas ja häbi sul olgu, kui su igavik on toone las. Kui sa sured, pane süda kohe letti ja parem oleks, et see eriti ei leki. Aga kui seal on plekid, järelikult patustad, saadetakse tagasi ja kõige eest vastutad. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. Kui sa sured, pane süda kohe letti. Kui sa tuled, pane juba kõik letti ja kui seal on plekid, siis saatis respekti. Yo, tšeki. See oli Hank Kung, Plek süda. Ei noh, kui ma teen ühte sama laulu, siis on sõnad ju samasugused, aga eks ma olen mitukümmend laulu elus teinud selles suhtes. Vau, need tulevad väga hästi välja. Kuidas te olete rahul siis Eestis elamisega? No selles suhtes, et ma ju armastan seda maad, noh. Vahepeal on riigiga võib-olla nats probleeme, noh. Lihtsalt, aga ei, noh. Mulle väga maa meeldib, noh. Kui ma sõidan Eesti peal ringi, ma vaatan neid lagendikke, eks ju, ja siis kaugel on need metsapiirid, vaata, ja nagu see on... Ma ei saa kaua sellest teemal olla, sest ma hakkan igatsema seda, noh. Isegi kui ma vahepeal tunnen, et ma tahaks minna kuskile palmi alla või mida iganes. Eesti on Eesti, no, ja sellist teist kohta ei ole olemas. Vau. See tuli küll südamest praegu. Muidugi. Võttis täiesti hingetuks. Vau, joo vett vahepeal. Ei issakene, aga ikkagi loost nagu heiastus sellist ühiskonna kriitilisust.
no eks see sündis ka sellest, et nagu sellel ajal nagu oli siukseid igasuguseid nagu igast võimuorganid tahtsid kogu aeg mult midagi, vaata nagu. Whatever, olgu see sõjavägi või olgu see politseinikud või mida iganes. Mitte, et ma oleks paha poiss, aga no selles suhtes, tead küll, noh, vähesed suudavad elada oma elu niimoodi, et nagu neil on kõik alati hästi, vaata, ikka juhtub ju, nii-öelda. Noh, et eks me oleneb lihtsalt see, mida me nagu teeme nende olukordadega ja nii edasi, noh. Ja mina lihtsalt elasin oma frustratsiooni ja nagu kõike seda teed pidi välja nagu. Ja niimoodi ta ongi. No, muidugi. Kas sa läksid siis lõpuks sõjaväkke või ei läinud? Ei. Ma ei hakka põhjalikumalt küsima, miks. Aga ma alguses panin ennast vabatahtlikult kirja peale kooli lõppu, aga panid vabatahtlikult kirja? Aga mis siis juhtus? No siis lõpuks nad ei tahtnud mind korraks ja siis nagu olid mingid teemad nagu ja ma üldse, mul elu nagu muutus kõvasti ja siis ma olin asju nagu uuesti üles ehitamas ja siis järsku nad tahtsid nagu ja siis ma enam ei tahtnud minna. Miks ma vabatahtlikult kirja panin, oligi sellepärast, et ma teadsin, et kui ma sinna minema pean, siis nagu on mul vaja kohe ära käia nagu, et ma pärast nagu ma teadsin, siis kui sulle sobib, mitte see, kui sulle öeldakse, et nüüd mine. Et miks ma ütlen, et mina kavatsen aktsepteerida seda, kui mulle öeldakse ette, mida teha nagu, mis asja, ma oskan ise ka mõelda, ma ei ole mingisugune tüüp, kellel on vaja kuskilt mingid juhiseid saada või mida iganes nagu. Ja nii lihtne see oligi, et siis, kui sa ütlesid, et sulle enam ei sobi, siis nad jätsid su rahule. Ma pidin ikka 3 korda käima seal komisjonis ja mingi ajam igasuguseid asju nagu. Selles suhtes. Jah, jälle täpsustama, mis sa pidid ei ole vaja. Mis sa pidid tegema selle. Aga see on ju kurb tegelikult, sellepärast, et väga vähesed inimesed vabatahtlikult ise tahavad minna, siis need ei võeta ja siis lõpuks, ühesõnaga läks nagu läks. Nojah, vaata, mina leian, et me kõik alustame ju selles suhtes sündis puhtalt lehelt, nii-öelda, aga eks keskkond vormib meist need, kes me oleme, nii et kui näiteks mina olen selline, nagu ma olen ja mõndadel inimestel võib-olla leiavad, et mis asja nagu, mida see vend seal ärpleb või mida iganes vaata, siis nagu pigem mõelge selle peale nagu, et miks nii on, vaata. Ma ju taha kellelegi halba ega endale ka või mida iganes, aga nagu selles suhtes miks pannakse kuidagi räpparid ja hip-hopparid ikkagi kuidagi samasse punti kriminaalidega? Mida te nii valesti siis teete või kuidagi pahad poisid ikkagi ja on teil nagu probleeme politseiga, riigi esindajatega? Ei, kõik politseinikud on käpa all. Ma arvan, et asi on pigem selles, et me oleme avatud mõtlemisega ja ma olen üsna veendunud, et võimuorganid ja ütleme siis sellised seltskonnad, kes meie teadmatagi nii-öelda nööre tõmbavad, siis nemad ei taha, et me oleks avatud mõtlemisega, et meie saaksime aru, mis tegelikult maailmas toimub, mis on tegelikult tõelised väärtused ja siis pigem nagu on lihtne näidata, et näete, nad mõtlevad teistmoodi, nad on järelikult halvad ja siis on see võrdsus nagu kriminaaliga või mingi pätiga väga lihtne nagu tekkima. No see kindlasti assotsieerub sellega ka, et kuna te suhteliselt otse ütlete asju välja, nimetate neid õigete nimedega, ropendate, ütlete päris karmegi asju välja, et võib-olla mõeldakse, et see on halb eeskuju siis lastele näiteks. Aga miks on halb eeskuju? No, ropendamine kindlasti on halb eeskuju, aga me ei pane nagu rõhku roppustele, vaid pigem just sellele, et öelda ausalt, nii nagu on. Ja mitte nagu asja ilusamaks ega koledamaks teha, vaid täpselt nii nagu ongi. Ja minust lapsed on tihtipeale just need, kes nagu ei võta võib-olla kõiki asju, mida me ütleme nagu nii sõna-sõnalt. Vastukaaluks siis võib-olla just osadele täiskasvanud inimestele, kes nagu võtavad asju nagu võtavad liiga sõna-sõnalt nagu. Ja tunnevad ennast puudutatud. Et lapsed on kindlasti palju targemad, kui me arvame. Ja lapsed õpetavad tegelikult meid täiskasvanud. Ja pealegi näiteks omast kogemusest nagu lihtsalt juba väga noorest east saati ju igal pool selles suhtes ju käib, vahet ei ole, kas see on telekas või raadio või mis asi, ju vägivald ja kõik need halvad asjad, vaat igal pool käivad, aga enamus meist ju ei ole ikkagi kriminaalid või pätid või nagu me ei tee kellelegi liiga. Et nagu meil on ju mõistus siiski peas, Mingis varasemas intervjuus ma vaatasin, olen teie intervjuusid ikkagi vaadanud, te ütlesite, et okei, et see, et te nüüd laulate neid ja lauludes on ka vägivalda ja roppusi, et see on väljund, et te nagu saate selle endast välja paisata, et see tähendab ka osaliselt seda, et ei lähe päriselt neid asju tegema. Ehk siis see on nagu mingisugune ikkagi maandus teie jaoks. Ja vaimne teraapia ütlen mina selle kohta. Okei, et kui te nüüd selline kamp ikkagi mulle tänavalla õhtupimeduses vastu tuleb, siis ma ei pea teid kartma.
No mitte mulle, aga siin mõnele nõrgemale daamile või naisterahvale. Kindlasti meie ei tee nõrgematel mitte kunagi liiga, aga nagu me oleme pigem sellised vennad, et me teeme tugevamatel liiga, kui nemad ise tulevad norima, nagu nii ongi. Ei taha teie teele. Sellepärast, et nagu ainult äbarik läheb endast nõrgematele kallale. Tõeline mees või naine ei lähe endast nõrgematele kallale ja nii lihtne see ongi. Okei, selge. Teeme veel mingi loo. Mis teil veel seal tagataskus on? Palju teil on üldse materjali? Kus see materjal nagu tuleb ja palju teil seda on ja kus te esinemas käite ja kes on teie audience? No raske on öelda seda, kui palju seda materjali täpselt on. Seda materjali on täpselt nii palju, kui tuleb, on meid, kui on meie elukogemus. Ehk siis see, mida me elame, mida me kogeme, tunneme, mõtleme, see kajastubki meie muusikas. Et see on nagu mõneti selline enda elu lahti kirjutamine ja ka ise endale mõistetavamaks, lihtsamini arusaadavaks tegemine. Preach! Okei, aga teeme loo. Ma vaatan oma suu üle, kui ma tunnen mu suu kuiva. Ma lähen kõnnin siit eest läbi oma puffis käidiga. Yeah. See on naid suvem lugu. Pane biiti veits kõvemaks ka. Yeah. Öelge eestlased. Öelge eestlased. Öelge. Me unistus on sinine, lihtne ja rahulik. Minevik on must nagu plahvatavad kahurid. Olgugi, et täna meil on kaasas see kooremise noome. Tripime valguse poole. Olge sipaks noored, jääb sipa toores. No pood siin ma olen, tipa-tapa tipu poole. Pigi hipodroome, ma ei mäleta mitu krooni. Anoosi tegi mikropooleks nagu sipka koored. Nüüd raban pooled rohkem, aga ei skoori topelt. Ja ma ei räägi mingist vanakooli loost. Kõik me oleme hoos, omas ajatsoonis koos, omas soovidega, aga tegelikult sama hoobi joped. Ja vahel ikka loobi naabri aedab kive. Aga miks me teine teisel üldse aide kime? Me mainib need pole aimugi mul, miks me vaidlesime. Haige, ju siis ma olen lihtsalt vaimselt pime. Pole jäänud aega meil taidlemiseks. Ühendame jõud pilgud taimerile. Möödunust vaevalt meil keegi joovastatud, kus ajendite viisi igast suunast orjastatud. Aga meil on lahendus, generatsioon vahetub. Lühikese ajaga toimuvad suured arengud. Ükshaaval inimesed avavad silmi. Ei näe mõtet tühja pilguga vaadata ringi. Vahendeid jätkub, plek jääb puudu. Emotsioon meeleheitlikkuse käest tuuldub. Üles alla halvad ja head tsüklid. Tavai kõht sisse, rinde ette peab püsti. Minevik must nagu kingaviks, aga iga üks on enda elu kirjanik, nii et miks siin on nii palju pingumist, kui iga üks meist on 1 miljonist. Me oleme nagu sihikul ja pidevalt valvel, lootus oled sina mitte kirikus palve. Migatsen me kevareid ja kiberat talve, siis silmapiiri sirab siin sinimust. Me oleme nagu sihikul ja pidevalt valvel, lootus oled sina mitte kirikus palve. Migatsen me kevareid ja kiberat talve, siis silmapiiri sirab siin sinimust valge. Mul on suva, kui mul liige on nuga. Materiline füüsika on tajutava, kui band ei kavatsa listuda. Tahan, et oleks mugava, ma ei saa, kuna nad tahavad tagatubades luba. Ja kuna nad ei usalda, nad võtavad mu sula. President on USA ja linnapea on puna. Pudelivesi juba vereringes kumaba. Mu veearved on suuremad kui Jägala juga. Teatud ringid on seadnud teatud eesmärgid, võtta üle veepärgid, et me kaasa mängiks. Noored hoiaks riiki, aga teeme seda shiidi, et kuningatele näidata, kuidas panna tiipi. Räägin olukorrast oma kogukonna liigis, kus inimesi vähem kui ühes USA osa riigis, aga siingi asi kisub hapuks. Tüübid ees otsas ainult söövad ennast paksuks ja siis jahuvad. Kuidas neil on ikka veel vähe? Vaese mehe varandus on rikka mehe mähe. Ei ma ära lähe, sest ma inimestest hoolin, kes on olnud muga koos palju kauem kui ma lootsin. Meil ei ole vaja pugeda peitu, astu välja ja näita, et julgus on leitud.
jäädes endaks aeg pidevalt seiskub, elad hetkes ja selgub, et elu on seiklus. Minevik must nagu kingaviks, aga igaüks on enda elu kirjanik. Nii et miks siin on nii palju pingumist, kui igaüks meist on 1 miljonist. Ma olen nagu siigul ja pidevalt valvel, lootus oled sina mitte kirikus palvel. Migatseme kevadet ja kibera talve, see silmapiiri sirab siin sinimustvalge. Ma olen nagu siigul ja pidevalt valvel, lootus oled sina mitte kirikus palvel. Migatseme kevadet ja kibera talve, see silmapiiri sirab siin sinimustvalge. Sinimustvalge, 1 miljonist. Sinimustvalge, 1 miljonist. Sinimustvalge, 1 miljonist. Sinimustvalge. Me unistus on sinine, lihtne ja rahulik. Minevik on must nagu plahvatavad kahurid. Olgugi, et täna meil on kaasas see kooremise loome, tripime valguse poole. Me unistus on sinine, lihtne ja rahulik. Minevik on must nagu plahvatavad kahurid. Olgugi, et täna meil on kaasas see kooremise loome, tripime valguse poole. Oh yeah. Lonksu soovita veini või midagi? Jaa, juba tegime. Aga näiteks just nende 2 loo kohta. Eelmine oli Pleks süda, see oli 1 miljonist. Näiteks ütleksingi, et Pleks süda on rohkem see, mis räägib riigist. Nii. Ja see 1 miljonist, see räägib sellest maast. Okei. Aga mis vahe seal on riik või maa? No on väga suur vahe. Et... Eesti riik või Eesti maa? Mis vahe siin on? Palun selline. No maa saab eksisteerida ka ilma riigita ju. Tõsi? Nii. Et nagu see ongi see vahe. Okei. Ma ise mõtlesin, kui ma nüüd kuulan neid lugusid ja need on päris sellised kriitilised, üks jääb kohe magamusel. Kus me oli jälle? Tule tee pudel lahti siin. Et no okei, üks asi on see, et te esitate neid lugusid, teil on tõesti, teil on nagu sõnum, on ju, kõik on selge, nagu mis te arvate sellest maast, sellest riigist. Aga siis ei oleks mõistlikum, kus meie kallik on, pudeli avajat on? Kas te joote punast veini või valget veini või šampanjat? Valget, jah. Tee mõni pudel lahti. Siis nats valget, jah? Jumal, ma ei või kannatada seda, ma kardan, mul on närvid läbi täits. Kes joob mida, öelge? Punast? Keegi joob veel midagi? Punast, näe, tee üks punane lahti. Kuidas see lahti teha? Sa ei ole kunagi veinipudelit lahti. Solaariumis käisid või? Tahaks minna. Remi, sul on pea selge? Mul on pea selge. Väga hea. Ühesõnaga, Remi, ütle vanemale tere. Saa vanema. Aga et okei, üks on see, et te laulate ja Üha, Peetrus, tule siia. Ei, mitte nii. Nalja teed, võta ära see nüüd. Issand, lapsed vaatavad kõik. Pean õpetama siin veinipudeli ajast. No mina teen niimoodi, kui ma ei viitsi seda otsa. Vaadake, kuidas mina teen. Kuule, miks sa neid ära ei koristanud? Need on ju kõik... Ta on meid juba nagu... Me oleme ta ära kodustanud juba. Paari tunniga kodustasite ära juba. Näed, võtad selle ära niimoodi. Nii, kõik võtad ära. Ja siis surud selle asja siin sisse. Näed, selle võid ka ära visata. Näed, võtad selle. Näed, see asi on. Ma ei hakka laua pealt, lauad on meil hadarad. Näed, panen siia ja nüüd kruvin selle sinna sisse. Nii kaua, kui need tiivakesed hakkavad siit tõusma. Lükkad näpuga sisse, eks ole. Näed, tiivad ei hakka tõusma midagi. Ühesõnaga, ma ei saa ise ka hakkama. Rikun oma kalli kavalli kleidi ära praegu. Näed, tiivad hakkavad tõusma, näed, jah? Tšak. Vasti tõuseb lendu. Davai. Näe, ja nüüd, mine tee seda seal eemalt kuskil. Et mõistlikum oleks ju mingil hetkel, noh, te olete väga noored praegu, minna poliitikasse. Suren ära kohe. Minna poliitikasse või mingite tõsisemasse valdkonda. Siireid inimesi käinud ja kõik need siiremad on vist tagasi tulnud sealt, et ne ei saa hakkama. Saavad aru, et me saame midagi muud. No jaa, aga sa ei tohi ju kunagi niimoodi mõelda, et et need käisid, need ei saanud hakkama. Jaa, ei mõtlegi, aga enne peab ikkagi nagu... Ära loopi seda. Enne peab ikkagi harima ennast kõvasti nagu siiski. Jaa, nii, klaasid on seal. Ja kes tahab valget, anna kellelegi valget. Okei, et mina alati mõtlengi selliste kirjanike ja luuletajate muusikute puhul just sellist asja, et nad on kõvad nagu rääkima või kõvad nagu esinema, aga siis kui läheb... Rääkima, aga tegude vennad ei ole, jah? Et sellest on natukene mul kahju. Et keegi teist võiks ju kandideerida poliitikasse näiteks ja muuta neid asju siis radikaalselt või mis?
oleks see nii lihtne? No ei ole, aga selle jaoks on harida ennast vaja, nagu sa ütlesid, nii koolis võib-olla käia, kas teil kool... Koolis ei peagi otseselt selleks käima, vaid sa võid harida ennast ükskõik mis pidi ju selles suhtes. Peaasi, et nagu okei, isegi kui sul ei ole mingid paberid ette näidata, aga kui sa reaalselt tead asjadest, siis nagu eks see paistab välja ikkagi ja nagu lõppude lõpuks loeb ikkagi, ma arvan, see. Ja nagu mis minul näiteks poliitikute juures võib olla, miks mul nad eriti külmaks mind jätavad, on see, et nagu nad räägivad mingi nii, see vend kirjutas mulle siin nüüd siukse teksti, mille ma nüüd ette loen, kallis Eesti rahvas, et nüüd me tõstame makse 2% ja siis veel seda ja toda ja tšau. Keegi räägi kirega, noh. Eesti on nii liiga väike mutter ka, me elame kahe suure riigi mõjusfääris ja ega meil oma arvamust väga nii kunnisni ei ole. No, mulle ei meeldi see pessimism, sinus on vohab, aga me nagunii ei saa ja mitte nagunii ei saa, vaid lihtsalt tänane reaalsus on see, et me oleme ennast sinna mõjusfääri mänginud ja ega praegu hetkel ei ole midagi teha. Aga selles suhtes me elame lõpuni välja nagunii, noh, ükskõik mis ka ei oleks. Ja hetkel on meil kõige parem vahend oma sõnadega öelda edasi, mida me arvame. Hästi ütletegi, tegelikult sõnum on väga selge. No seda on ka vaja, nagu sa oled mõelnud, et kirjanikud ja luuletajad, et miks nad ei ole poliitikasse läinud, ongi see, et nad ei taha ennast segada selle räpase mänguga. Ei, aga ma mõtlen... Neil on otsene konkreetne sõnum ja nad tahavad, et see jääks selleks puhtaks sõnumiks. Mitte, et see oleks mingisugustest erinevatest poliitilistest agendadest nagu mõjutatud. Jaa, ma saan aru. Ma isegi ei mõtle niivõrd seda, et miks nad ei lähe poliitikasse, vaid ma mõtlen alati, et kui tekivad sellised kriitilised situatsioonid riigis, siis nad on vait. Nad nagu ei ütle mitte midagi. Siis kui Beebilõust läheb vangi, siis on kõigil arvamus. Ja siis oli kõigil arvamus. Loomulikult see oli nii õudne ja see oli nii kohutav. Aga siis need muusikud on nagu kuhugi kadunud ja sealt nagu ei tule. Okei, nad ärkavad siis, kui kuhugi on võib-olla altkirju vaja korjata, et seal Rail Balticut ja mingi mingid siiliokset tehakse kuskil või mingid selliseid asju, siis nad on lahked oma või selle oma nime sinna alla panema, aga see lõpebki ainult sellega, et keegi ei taha nagu riigiga või selle valitseva ühiskonnaga minna nagu risti või ei taha nagu oma vahel, vaata, me istume ka praegu laua taga, joome veini, šampanjat, räägime nagu, ütleme, meile ei meeldi see, aga siis, kui sa peaksid võib-olla minema sinna Riigikogu ette ja rääkimagi täpselt niimoodi oma asja eest võitlema, siis selleks nagu rohkem jaksu või siis hindu või viitsimist isegi või seda ei ole. Ja ega sa ei saa ju poliitikasse miks ma hariduse kohta küsin, sa räägid harituse kohta, et sa ei pea kõiki koole lõpetamagi, sa võid olla ikkagi haritud loomulikult, aga kui sa tahad päriselt asju ära teha, siis nii tark sa pead ikkagi olema, et kahjuks või õnneks sa pead olema mingid koolid ja ülikoolid ikkagi lõpetanud, et sind üldse aktsepteeritakse sinna, ega sind ei lasta sinna lähedalegi, sinna maja lähedale, et sa saaksid üldse oma häält kuuldavaks teha. Et see on kahjuks tõsiasi, mis on ka arusaadav, sest et kui sa läheksid sinna ja see on näiteks õige kiri on sul 0, siis ega keegi sind ju tõsiselt ei võtaks, on ju? Nojah, aga su õige kiri ju mis nagu see, kas sa oled ülikooli lõpetanud või ei, nagu ei tähenda. See mõjutab ju seda, kas sa oled... ma saan sellest aru muidugi. Mõjutab täpselt sellepärast, et keegi peab oluliseks, et see mõjutaks. Ei, aga on ju kole lugeda, kui sa kirjutad mulle kirja ja see kubiseb vigadest. Kas ma võtan sind tõsiselt? Absoluutselt, minul ei ole ka üldse hea meel lugeda või siis kas või kuulata muusikat või räppi, mida iganes, kus on nagu, tõesti kubiseb, eks ju, vigadest. Ma olen üsna kriitiline ise selle koha pealt, mulle ei meeldinud näiteks see, et bussides öeldi, et pilet tuleb märgistada vahetult peale bussi sisenemist, me tegelikult peaks ütlema pärast, ajaliselt hiljem pärast. Peale tähendab lisaks. Bravo! Aga see ei ole nagu selle asja tuum. Ma saan aru, see ei ole oluline, me saame sellest kõik aru. Siin ongi sellised nii-öelda kaks äärmust siis, eks ju, et ühelt poolt nõutakse niisugust täielikku vormilikku formaalset paikapidavust, eks ju, ja teisalt poolt selline vaba mõtteavaldus, eks ju. Ja kuidagi on vaja leida see ühine keel või see mingisugune kesktee, et need kaks saaksid siis jõuda heade tulemusteni. Aga kahjuks kõige suurem probleem pigem seisnebki selles, et see dialoog nagu puudub. Pigem nagu üritatakse vastassuunas asju ajada.
Okei, kas te olete sellist jüngri mõõtu inimesed, kas te ei kujutaks ette järsku, et te koguksite nagu enda ümber rohkem ja rohkem inimesi ja siis see samasuguste mõtteviisi... No me teeme seda kogu aeg. Ja ma isegi mõtlen, et kas te võite nagu ette kujutada, et ühel hetkel see kasvab ja kasvab ja kasvab ja teiesuguseid nagu on hästi palju ja siis te suudate nagu oma hääle kajama panna ja midagi mõjutada, et tekibki nagu mingi sekti moodi asi. Ükskõik, mis me teeme ja ükskõik, mida meie Eesti poliitikas keegi uus tuul puhuks, siis me jääme ikkagi ühte või teise mõjusfääri. Nii et sellega on mäng niikuinii läbi. Praegu, nii kaua kuni maailm niimoodi eksisteerib, nagu ta on, siis meil ei ole niikuinii midagi teha. Jälle tuli vihkan seda nii õudselt. 99 aastat tagasi ju muudeti. Jah, just. Aga me olime ikkagi mõjusfäärid all. Ja, aga täna me oleme alati olnud kahe või kolme seal mõjusfääri all ja selleks me jääme ka arvatavasti. Asi, mis ma sellega öelda tahan, on see, et see muutus ei saa alata Eestist, vaid see peab algama kogu maailmast, eks ole. No jaa, aga ikkagi peab alati pisikestest kohtadest minu pärast kas või Rakvere linnast selles mõttes on õigus, Island on hea näide, eks ole. Ma kadestan lausa neid, ma ei tea, kas on kadestamist väärt või mitte. Aga huvitav, kas noored vaatavad ja kuulavad teid, huvitav, palju teil fänne on või palju teist üldse eeskuju võetakse või läheb teile üldse korda või ikka läheb korda ju palju fänne on, muidugi. Aga raske on öelda, nagu palju neid on, aga nii palju, kui mina tean midagi edasi, siis ma saan ikka aru, et neid on ikka on. Arvatavasti on tuhandeid, jah. Wow. Ja mida aeg edasi, seda rohkem tekib ka sellist vastutustunnet, eks ju ikkagi, sest keegi kuulab meid, keegi mõtleb sellega kaasa ja tema elu muutub sellest, eks ju. Just, et ma näiteks leian ka, et meie suurim võib-olla eesmärk või legacy võiks ka olla see, et nagu anda inimestel lootust ja inspireerida elusi. Täpselt nii nagu mingid teised muusikud või ükskõik millega tegelejad on kunagi meile andnud selle sädeme, mis on süütitanud meid tegelema sellega, millega me tegeleme. Et me tahame seda edasi anda. Väga ilusti öeldud. Aga teeme nüüd ühe loo veel. Sest ma saan aru, et teil on, tehke reklaami ka nüüd endale. Teil on täna Sinilinnus olete täna või? Sinilinnus on korra ja seal on Eesti hip-hop auhindade jagamine, seal on vaja üks live teha varsti ja siis on Cathouse'is ka üks live, kus me Hans Kungiga üles astume. Et jah, täitsa tihedad vennad nagu, et see on nagu täiesti unbelievable, et nagu talt on nõutud kaup. Muidugi. Kes täna ei jõua, siis 3. märts jällegi võimalik nii Sinilinnus kui ka Privees. Vau, raha kõike makstakse. See on liiga raske teema, teeme loo nüüd ja siis vaatame, mis kell on. Mis kell te peate olema seal Sinilinnus? 21.35 hiljemalt peab kohal olema. Aga maailm. Muidugi. Aga teeme loo. Ja mis lugu see on üldse või mis värk sellega on? No. Sest kus sina täägid? Nii. See tähendab reaalne. See on siuke karm kriitika poliitika suunas. Okei. Me valisime täna välja nagu teemakohalised lood. Jumala hea, mul on kohutavalt hea meel, et Spekter ja portfiil on palju laiem kui see, mis me täna esitame, aga täna lihtsalt oleme teemakohased. Ma olen teile väga tänulik. Okei. Pange peale see 3. viimane. Lenda peale. Lenda peale, lenda peale, lenda peale, lenda peale, lenda peale, Pulbid sihitult infos, kui haarad sõnad, sõda. Sõbrad on selleks, et tekitada võlad. 53 ossi ja 3 lõpubossi. Kasutavad väikeriike kui enda kontossi. Sotsiaalne kord on kallutatud vale, mida elame. Me ei vali, meid tehakse tehases. Tööriist ei tee tööd, kui poole töölist abis. Meedia ukse taga saba surnuaia värabani. Ühe mehe käsul võtab teiselt mehelt elu. Mehed, kel kunagi satnud edu suri, on registreeritud kui osaühing ja sina päris ori oled asendatav lüli. Mulle aina rohkem tunduma hakkab, et alles jäänud rahvast on muusika ja rasta. Ma võiks loegut pidada tundide viise, aga pleksüda ehk juba lisas kõik niigi. Narkopoliitika ei kannata kriitikat, alkopoliitika ei kannata kriitikat. Ravimid ja tööstus tapab ja kiritab, parim meie kandi ravim tapab poliitika. Narkopoliitika ei kannata kriitikat, alkopoliitika
narkopoliitika ei kannata kriitikat, ravimid ja tööstus tapab ja kiiritab, parim meie kandi ravim tapab poliitika. Mainti ja silmad nagu rubiinid, tuju hea tekitab isugu oled puliimik. Mul on saabi, mida näitab uriinis, skisod teevad niikuinii varem või hiljem suitsiidi. Puhu ingli trompetiid, kui sulle ei sobi, mitte keegi mulle ei ütle, mida ma teha ei tohi. Kui tõmbad mu vahele ja leiad mult sodi, siis sa ommu ära valik ära kamada jobi. Võid teha kurja häält ja kõrvata hirmu, aga see käitumine ei üllata mind ju. Otsijaid tegelt on ju otsida kerge, oma õigusandluse võid sa toppida. Igal juhul pean süsteemist läbi põimuma, nii need katsud kustutavad oma häbi võimuga. Hakata vastu võiduga, ikka maksad lõivu, sa rebikaardid pooleks ja ühineme hõimuga. Narkopoliitika ei kannata kriitikat, alkopoliitika ei kannata kriitikat, ravimid ja tööstus tapab ja kiiritab, parim meie kandi ravim tapab poliitika. Narkopoliitika ei kannata kriitikat, alkopoliitika ei kannata kriitikat, ravimid ja tööstus tapab ja kiiritab, parim meie kandi ravim tapab poliitika. Blaze it up. Kampi näidati ka täpselt selle loo jälle. Te taust sobis hästi. Kas te sellest beebilõusta teemast olete kuulnud või? Natuke küll, jah. Su käib sügava ohkega. Et minu jaoks on nagu sellised hip-hopi ja räpivennad, kes tahab juua veel, teenindage ennast ise ja siis meil on siin inimene, kes ka teenindab. Manager, kus mu punane vein on? Et kes midagi soovib, siis talle paluks. Manager. Ja või leibu, palun tassi ka inimestel on teile kõhud on. Parem on neil kõhud tühjad ju. Pane kaasa meile kotti. et see tekitas palju poliimikat ja tead, mis mulle kõige rohkem meeldis selle asja juures, et kui hiljem tehti siis 10 intervjuusid sel teemal ja inimesi küsitleti, siis kuidagi kõik olid, sellest teost hoolimata olid inimesed kuidagi, no ma ei taha öelda positiivne on valesõna, vaid kuidagi kõik olid nagu mõistvad beebilõusta suhtes. See oli minu jaoks isegi hämmastav. Ei olnud, ma ei kogenud nagu mitte kusagilt ühtegi sellist osutavat sõrva. No võib-olla ma ei näinud neid vanemaid inimesi seal 70-80 aastaseid, kes võib-olla tänitsid. Need intervjuud ei küsitudki. Jaa, aga ma ei näinud seda ka, kui ma vaatasin kommentaariumeid ja sellised asju, siis tavaliselt seal kiputakse nagu tänitama. Seal ei olnud sellist laus hävitamist nagu või. No eks ta ole oma poiss ka. Aga ta ei saa oma poiss kõigile olla. Räägitakse ju, et see oli pigem appi karjana. Ja sellest ma sain nagu, ja selle me jõudsime, aga kas see lõpuks hakkas juba tunduma, et see oli meelega tehtud ka ses suhtes, et saada siis nagu tähelepanu ja oma uutele lugudele, tal oli just ilmumas mingi... Tundub nagu karm paragrahvi valik tähelepanu saamiseks. Just. Selles mõttes. Veits karm paragrahvi valik tundub tähelepanu. Aga eks beebilõust on kindlasti nagu selles karm gangsta. Võtta enda kätte jah, see toru. Karm gangsta, et nagu ta ei pelga nagu to make a point, et kindlasti ta tahtis lihtsalt midagi näidata nagu. Midagi sügavamat, millest alguses me keegi võib-olla läbi hammustagi. Seega see videost oli suhteliselt näed, see ideest teostuseni tundus olevat 10 minutit maksimaalselt see. Aga jah, selles suhtes on, mis on, isegi kui see oli tegelikult inglitegu, mitte saatanas, siis nagu selles suhtes nõme ikkagi, et sa nii teed, isegi kui nagu, ma ei tea, maailm on nii kuri ja sinu selliseks teinud, vaata, siis ise mängid kaardid kätte, vaata tegelikult. Aga ma alati olen mõelnud, et kui mujal maailmas, Ameerikas näiteks gangstad laulavad neid oma lugusid, nad päriselt ka on kriminaalid. Ja see on minu jaoks nagu esimene selline wow-efekt, et nüüd lõpuks, et te laulategi selliseid asju, nagu on ju õudselt pätitegudest ja asjadest. Ja nüüd ongi, meil on endal ka selline räppar, kes päriselt ka on, lähebki kuradi Kinjalliga ja ma näen, et siin see oli nagu nii nagu selline, jälle vale öelda, naljakas, aga see oli nagu nii, mina nagu ütlesin yes, sest ma ütlesin, et okei, et kui te laulate kogu aeg sellest vihast ja vägivallast ja roppustest, et tegelikult te ju ei ela seda elu, et te nüüd esitate, te teete nagu mingit näitemängu. Ega me ei pea selleks minema ju poodi röövima või kuradi kedagi tapma. Ma ei tahagi seda pjedestaalile tõsta, et see oleks nagu ilgelt õige tegu. Mul on jäänud pigem mulje, et te laulate asjadest, millest te tegelikult ei tea mitte sittagi. See mulje on jäänud. No ma ei tea. See kindlasti nii teevadki võib-olla, jah. Et see, ma saan aru, kui poplaulja Koit Toome laulab ilusatest sinistest silmadest ja mererannast ja kaunitest tüdrukutest, et siis ta ongi neid asju kogenud. Aga teiesuguste räpparite puhul mul on selline tunne, et mida te jaurate sinna. Aga miks meie ei laula ilusatest silmadest ja nii edasi on siis sellepärast, et meie ei ole neid asju kogenud võib-olla. Et te, okei, võib-olla te olete ka pahad poisid, aga me lihtsalt ei tea seda.
no me ei ole lihtsalt nii pahad poisid kui näiteks mõni teine. Südames me oleme ju head inimesed, me tahame nagu ise saada ju paremaks ja nagu aga nagu... mingi asi kisub teid kogu aeg vasakule? Ei kisu vasakule. Me lihtsalt elamegi ennast välja selles muusikas, nii nagu me enne rääkisime, et see nagu aitab meil hoiduda nendest asjadest. Kui meil ei ole seda väljendusviisi, siis me võib-olla läheksimegi hulluks. Ja nagu mehed näiteks, või nad ei pea ainult mehed olema, kui sa võtad ära neilt nagu lootuse või mida iganes, siis nad muutuvadki enesehävituslikuks ju, see on olnud läbi aegade nii kogu aeg. Okay, jumala õige point. Tüdrukud. Kui mul tekkis lihtsalt küsimus, et kas te teete seda nagu oma, et elatada ennast või on see teil hobi ja mingid, tegelikult mingid tungiv sisemine vajadus. See on nende elu. See on armastuse elu. Jaa, see on elu. Kas ma alati mõtlen, kui ma teiesuguseid kutte vaatan, et kus on need naised, kellele te meeldite? Mis sorti need on? Lava eest ole. Ei, aga ma mõtlen, et vau, et mis sorti nad nagu on. Ma ühte videot vaatasin, teid ma briefly nägin nagu ühte tšikki. Tal oli küll kapuuts peas, aga ma nagu mõtlen, et ma ei tea, ma lähen nagu liiga isiklikuks. Mis video see oli? On igatahes väga erilised naised. Et ma mõtlen, et naised on ju teistsugused, on ju, nad on nagu sellised rahuhoidjad, koduhoidjad, nagu pehmed, ilusad. Sa räägid endast, ilusad kiisupojad, no ma ei kujuta ette, suur räpivennaga, ma ei tee kodus selliseid asju ja siis mul on selline tunne, et kui mul tuleb koju selline mees, kelle nagu hing ja süda ja kõik kuulub sellisele natuke sellisele nagu teistsugune maailm. Et kui sa koju lähete, ehk ma tahan seda võib-olla küsida, kas te võtate oma maskid maha, kas te võtate nagu selle kostüümi seljas ja olete ka täiesti normaalsed inimesed ja teil on täiesti normaalsed naised. Mis kostüümi? Me oleme täiesti normaalsed inimesed. Mis kostüümis sa räägid? No vaata, mina lähen ka kodunt välja ja ma panen nagu Anu Saagimi nagu selle kostüümi. Ja, aga me astume kodunt välja ja me oleme täpselt need, kes me oleme. Oleme need, kes me oleme. Siis mul jääb ikkagi see küsimus, millised need naised on, kes teie kõrval? Täpselt need, kes nad ise on ja piisavalt tugevad inimesed, et sellest aru saada, et see on väga hea. Ja nendel on teiega tore ja kerge elada? Muidugi. Tuli üks väga suur küsimus vastatud. Okei, teil on täiesti oma maailm ja nii kahju, mina sellesse maailma mitte kunagi ei jõua ja ei suudagi sulanduda igale poole, eks ole, et teil on nagu oma väikene planeet ja see on nagu väga avardav, aga vahel, see on täpselt see, et sa vaatad mingit asja ja tahad ka nagu sinna sirmi taha nagu piiluda, vaata, et mis seal tegelikult toimub nagu ja võib-olla polegi hea, et ma teaksin, mis teie elus või teie kodudes või hinges tegelikult toimub, aga huvitav on ikkagi nagu, et ses mõttes nagu küsisin neid küsimusi, mis mind isiklikult nagu huvitavad, aga see ka veel, kas teil on kerge või raske lapsepõlv olnud, et kas lapsepõlvel on ka mingi mõjutus sellele, üks hirnu peale seal taga, kas sul pole tööd või? Kaameramees. Tahaks mingit näksi. Tahate näksi, võtke ole kallis inimene, hakka nüüd liigutama. No ühesõnaga, kas millistest kodudest te tulete? Ma alati mõtlen, et kui ma vaatan sellist sorti inimesi, siis... enne olid seal grupid ja... Ei, ma mõtlen, et kas te tulete väga sellisest hoitud peredest, kus on ka liiga nagu hoolitsetud ja liiga teie järele valvatud ja või siis väga sellistest lõhututest peremudest. Nagu enamus võib-olla eestlasena, kindlasti enamus on kasvanud näiteks üksikemadega või midagi taolist ja pigem me kaldume ka sinna poolena. Ja eriti veel, kui teid on mitu tükki ja siis nagu on väga raske ühel vanemal võib-olla ohjeldada, eriti veel mingi teismelisi tüüpe või mida iganes vaata, et ikka sa lähed ja nagu astud keeludest üle ja nii edasi ja asjad lähevad oma sooduna. Nii ta on, et eks sellega ongi see, et nagu vaata selles suhtes, et kui sul on nagu mõistus ikkagi peas, siis nagu sa saad üks hetk aru, et nagu, ma ei tea, niisama laamendada ei ole mõtet vaata, vaid parem on ikkagi midagi ehitada, sellepärast, et see ongi see, mis annab sulle hingerahu ikkagi.
aga kus see krõps käib või mis hetkel see krõps käib? Ei tea, ei ole sellist asja, et mingi krõps käib või kui küsitakse, et kuna sul see läbimurre oli või mida taolist küsitakse. Siuksed asju nagu mingi, see ei ole mingi Ameerika, vaata, vaid see ongi nagu seadus ütlesin, see on järjepidevus, vaata, kui sa kogu aeg teed ja sa teed oma asja nagu reaalsete südamega, siis nagu tahes-tahmata inimesed lõpuks märkavad, neil ei jää mitte midagi muud üle. Sa ei saa talenti ja kõva tööd, talenti, mis töötab kõvasti, sa ei saa seda igavesti eirata ja kui sa seda teed ja seda võib-olla nagu heidid ja nii edasi, siis eelkõige sa mõnitad sellega iseennast. Okay. Sellepärast, et kõige nõrgemad inimesed on need, kes ei suuda anda teistele inimestele tunnustust. Kogu aeg leiavad midagi, et sa teed kõik asjad ära, aga üks asi midagi kuskilt saab ikka norida, siis nad norivad ainult selle kallal ja nii ongi. Me ei ole keegi täiuslik, aga me ei püüdlegi selle poole otseselt, aga nagu lihtsalt see jah, mina olen näiteks õppinud aastatega just seda, et pigem just vastupidi, et ükskõik kui halb näiteks olukord ka ei oleks, seal on alati midagi positiivset ka ja sa võtad hoopis sellest kinni. Et see on nagu palju parem. Vau, kuule see on nagu täitsa noortele, teid viib jumalast eeskujuks ju tuua siis. Aga ikkagi ma arvan, et te olete erandid. Me ei saa sinna mitte midagi parata. Et ikkagi see krõps on kuskilt käinud, mitte midagi pole teha teie elu suhtes positiivses suunas. Te olete võib-olla leidnud õiged inimesed enda kõrvale, vaata, kuidagi on sünkinud, on ju, ja no vähemalt mulle tundub, et te üksteist väga toetate ja kui kellegil võib-olla, ühesõnaga, kui sa leiad selle perekonna, kui sul endal ei ole näiteks perekonda, on ju, sa leiad selle perekonna kuskilt väljast ja toetad üksteist, siis see tegelikult ju läheb positiivses suunas ja kõik läheb paremuse poole. Muidugi. Aga juhtub ka teises suunas läheb asju, ehk siis teie olete ehe näide sellest, et sellises kamraadluses on jõud ja kui te kasvate kõik koos, siis teist tulevad paremad inimesed. Issand, kui ilusti ma räägin. Pere ei pea tingimata sama veri olema. Ja, absoluutselt. Mina arvan, et teie olete perekond. Ja sama vanus ja kõik muu. No ja. Selles mõttes eri vanused, et saab olla... Aga kahjuks on asi nii, et aeg on minna. Ja, kaduge minema siit. Võtke võileipsi, pugige veel siit täie rauaga, sest ma ei usu, et nautige pidu. Ja teie seal Sinilinnus nagu nii süüa ei anta jooge. Võtke siidrit, õlut kaasa, veini võite kaasa võtta. Meie ori läheb ka lahkub. Kollikene, mis me teeme ilma sinuta?